vahvad kaased, kui nendesse vajutad hõõguva näo ja pühapäev hinges sind uskuda laseb, et õnne vaid kauguses kukuvad kaod. Oh, keeruta, lennuta linalak neidu, kel silmist nii kelmikaid sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl. Ning hämaras toomepuu lumena valev on sinule hõiskavaid ööbikuid täis, miks muidu suhuled ja õhetab paleni õu. Tere! Juuksuritele suunatud podcast on taas teie ees. Erinevates episoodides tutvume põnevate kolleegidega ja nende lugudega. Külastame põnevaid salonge, piilume kuluaaride taha, saame häid nippe, trikke, kuidas oma igapäevast tööd paremini korraldada, kuidas distantsilt salongi juhtida ja tegelikult tänase juuksurite podcastiga me alustamegi rännakut üle Eesti ja võib-olla piilume isegi väljapoole ja alustame minule koduselt Saaremaalt ja väga tore, et täna on minuga siin Saaremaa kõige suurema salongi Fäbi omanik Siret. Tere! Aitäh! Aitäh, et tulite! Aitäh vastu võtmast! Ikka. Et suur rõõm on vaadata teie kauneid ägedaid ruume. Et võib-olla me alustakski sellest, et kus see Saaremaa salong Fäb üldse alguse sai. Et te olete siin teinud ka väikse brändi muudatuse. Jah, selles suhtes kõik sai alguse 3 aastat tagasi. Ja tegelikult ma siin naljaga alati ütlen, et kõiges ma võin süüdistada oma kallist meest, kes mul on aastaid rääkinud, et tee Saaremaale salong, tee Saaremaale salong. No aga kuidas sa teed, kui ma ise siin ei ole, eks ole? Aga siis ma olin algselt jälginud meie vanad ruumid, kus me olime Kekimajas, Saare Kekimajas, ma olin seda maja jälginud tookord. Ja see inspireeris just selle tõttu, et see oli nii eriline ja omapärane. Ja kuna ma olen ise selline, kes ei taha teha asju kohe mitte nii nagu mass teeb, vaid just täpselt vastupidi, siis tundus see mõte täpselt minu jaoks siuke, et see on see õige. Ja siis ma tookord tolle maja juhatajale, omanikule helistasin ja ütlesin, et mul on selline plaan. Ja ma olin kusjuures järgmisel päeval just Eestisse tulemas ja siis Helle ütles mulle juba telefonis, et mul on sulle täiuslikud ruumid seal. Aga seda sõna kuuldes nagu nii, et keegi on sulle selle juba nii-öelda ära otsustanud. See tundus kuidagi nagu, et okei. Liiga hea. Liiga hea, jah, et mõnes mõttes isegi nagu, et ma ei oleks tahtnud seda lauset kuulata. Aga mis teha, selle ta mulle välja ütles ja siis ma tulingi Eestisse järgmine päev ja esimene asi ma läksin Kekimajja, ma võtsin ema ka kaasa. Ma olin seal 10 minutit, mul oli paigas peeglid, pesukohad, müügiriiulid, valmis salong, läksin üle teeb Bauhofi parkettius. Täpselt nii see läkski. Aga see vastabki tõele, et kui on õige aeg, siis hakkavad asjad kiiresti liikuma. Ja oligi, siis oli parketikoorem meil ukse taga ja siis ei olnudki muud, kui hakata seda plaani nagu siis ellu viima täpsemalt. Ja sinna me siis jäimegi 3 aastaks. Ja mis ta oli nagu selles suhtes juba hästi huvitav, et kuna see maja, nagu ma ütlesingi, ta oli ju aastaid tühi, eks ole. Ja me olime üks esimesi nii-öelda sellised nagu suuremad rentnikud seal nii ruutmeetrite poolest kui ka nagu teenuse pakkujana. Et me olime nagu ainuke nii-öelda kliente teenindav ettevõte, teised olid nagu kontorid. Siis oligi nagu, et klientidel muidugi ka hästi huvitav, et mis seal majas on ja lähme vaatame ja oi, et Saaremaal ei ole vist inimest, kellel ei ole seal sugulane töötanud ja et see oli selline hästi huvitav nagu kõigile, nii meile kui meie klientidele. Põhimõtteliselt tänu teile siis väga palju inimesi sai taasavastada ja nostalgitseda seal maja peal. Ja oligi. Ja siis oligi niimoodi, et 3 aastat seal olime ja siis tuli vastu see, et sa tunned ühel hetkel, et need ruumid on lihtsalt sulle väiksed.
ja siis oligi see mõttekoht, et mis nüüd siis nagu saab, ma olin seda tegelikult nagu peas juba oma peas nagu ammu juba mõelnud, et siin nagu laienemisvõimalust nagu otseselt ei ole. Ja siis tuli Pura koostöö. Pura maaletooja võttis minuga ühendust ja pakkus koostööd. Ja täpselt samal hetkel ma nägin täiesti juhuslikult Facebookis, et see maja, kus me nüüd siis praegu oleme, 100 Mait Kuressaares, et seal on ruumid tühjad. Ja ega siis midagi muud kui jälle kohvitass kätte ja oli ema kaasas? Ei, ema ei olnud kaasas, ma olin tol hetkel ise ära Eestist ka ja helistasin siis maja omanikule, et mis plaan tal nagu on, et me tahaks oma salongi kolida ja see mõte talle kohe meeldis. Ütleski, et miks mitte, et tule vaata üle ja ma ei olnud siin majas ise tegelikult üldse varem käinud, aga meil olid kõik salongi tüdrukud siin varem käinud, kuna siin oli üks menukas liiete pood. Ja ma helistasin lihtsalt salongi tüdrukutele, et kuulge, et nüüd on selline lugu, et kas me kolime või ei koli, aga kuna kõik see jah-sõna tuli nagu ühest suust tüdrukutel, siis oli pilt selge, et me kolime. Ega muud ei olnudki, siis hakkaski see kibekiire töö, teist korrust siin majas ei olnud, me hakkasime siin kohe remonti tegema ja 2 kuu pärast me kolisime. Ja see käis kõik tegelikult ka nagu täpselt sõrmenipsust nagu üleöö, kiiresti. Ja et järjekonna tõestus sellest, et järelikult oli õige aeg, kõik asjad hakkasid juhtuma. Täpselt nii ongi. Et jah, need olid nagu kohe siin nagu meile loodudki, et täpselt samamoodi tulime siia ruumi sisse, vaatasime ära, et pesukohad siia, peeglikohad sinna, seinte äärde ja müügiriiulid siia, et kogu see visuaalne pool oli kohe nagu silme ees, kuidas ta valmis kujul peab nagu välja nägema. Et ja selle nimel me hakkasime siis siin kohe toimetama ja sa mainisid Siret, et sa ei olnud ise siis Eestis, et äkki sa tahad välja tuua, et kus sul see põhiline staap on, kus sa neid põhiline staap. No kõige huvitavam on see, et põhiline staap on mul hetkel kodus, sest ma tegelikult 2 väikse lapsega nii-öelda veel kodune, nad lähevad mul nüüd küll septembrist lasteaeda, 1,5-aastane ja 2,5-aastane. Et põhistaap on siis seal, aga ma olen siuke nädalavahetuse töötegija hetkel. Olnud siis juba see nii-öelda see 2-3 aastat ja sealt ma seda juhtnööri siis nagu tõmban, et ega siin muud ei ole. Aga nüüd sa täna oled ikkagi Eestis olemas? Ma olen praegu nii-öelda suvesaarlane. Ma olen praegu olnud siin juba 1,5 kuud ja ma olen mõni nädal veel ja siis ma lähen tagasi teispool lahte. Aga eks ma töö tõttu käin siin kogu aeg ja plaan tagasi tulla siia on, et saime ka eelmine aasta endal oma kodu siin valmis, et ütleme niimoodi, et 23 aastat Soomes hakkab ringiga nagu täis saama. Vaikselt on suund saarele poole tagasi. Seda on rõõm kuulda. Aga mind just väga nagu paelub see, et ilmselgelt sa oledki väga ägeda asja ehitanud nii Kekis ja loonud ka siia uutesse ruumidesse. Et see näitab seda, et sa oled tõesti väga võimekas, et distantsilt alati ei ole neid asju nii lihtne teha. Et kas sul on mõni nipp jagada või on sul kohapeal ikkagi keegi selline füüsiliselt kohal olev inimene, kellele sa saad mingisuguseid ala, kas või et mine vaata kaarautas seda lampi või seda pirni, et kuidas see delegeerimine sinu jaoks käib? Sellega läks selles suhtes väga hästi, et meil siin salongi ehitusel oligi abiks seesama ehitustiim, kes meie maja ehitus, meie enda kodu. Ja täpselt oligi niimoodi, et kõne ehitajale, et kuule, et nüüd on selline plaan, nemad muideks tegid meil ka kekisalongi. Et nüüd on selline plaan, et me hakkame kolima ja meil on kibekiiresti vaja remonti ja nii edasi ja siis saime sama ehitusfirma siia peale. Et olid siuksed head koostööpartnerid juba olemas eelnevalt ja nendega koos me siis siin tegime, nemad siis rohkem nagu jooksid seal kaarautas ja muudes poodides, et eks me igapäevaselt olime muidugi telefonidel ühenduses ja sõnumineerisime, aga tegelikult see ei olnud üldse raske. Mitte ühtegi väljakutse momenti ei tulnud, kus oligi nagu korra oli selline väike paanika üleval, et nii, kas ma pean nüüd istuma rooli taha ja põrutama saama, et mis ei, mitte ühte korda. Ja siis oligi niimoodi, et kui me remondi kõik valmis saime ja oligi see nädalavahetus käes, kus me vanad ruumid pidime ära andma, siis meil oligi 3 päeva aega kolimiseks. 3 korda me sõitsime suure autoga, mis meil oli renditud, et me saime kõik asjad ära toodud ja sellega oligi tehtud. Siis hakkasime siin sisustuma vaikselt, et selleks ajaks oli nagu ehituspool nagu valmis allkorrusel ja ülevalkorrusel jätkus natukene,
sellega ei olnud ka nii kiire hetkel, aga jah, et juuksurid saaks alustada tööd, et siis see pool oli nagu meil tehtud juba. Väga lahe, nii tore kuulda. Et ma olen seda isegi nagu vahepeal mõelnud, et kuidas mõni asi võib üldse laabuda nagu nii sujuvalt, et sa nagu ootad kogu aeg seda pauku kuskilt, et kas see tuleb või ei tule. Et sa oled nagu kogu aeg valmis selleks. Aga õnneks ei tulnud, Et ma korra kerin seda aega tagasi, et kui te üldse kekki hakkasite tegema, eks ole, ja väga äge, et sul on nii toetav elukaaslane, kes julgustas seda sammu astuma, aga kas sul nagu mingisuguseid kahtlusi ja kõhklusi esialgu olid, et noh, et Saaremaa juuksurisalong, et neid juba on siin omajagu, eks ole, et väga nagu kindlad võib-olla kliendid on igal juuksuril välja kujunenud. Et mind just paelub see, et ma tean, et paraku on nii, et kes väga kaua on juba juuksuri maailmas toimetanud ja just pigem väikekohtades, et nad kipuvad nagu oma mingisse kasti kinni jääma. Et siin ma tooksin kohe välja ka selle, mis teie olete teinud teisiti, et te väga väärtustate juuksurite tööd, ehk siis te olete ka hinnastanud oma teenused vastavalt, et juuksur saab oma töö eest väärilise tasu. See on jah hästi huvitav selles suhtes, et muidugi ma peangi kohe siin ära ütlema, et ma ei ole tegelikult kunagi Eestis üldse juuksuritööd ise teinud. Ma olin kooli ajal Maie Lõhmuse juures Salon Plussis Tallinnas nii-öelda praktikal. Siit tervitused Maiele. Ja tervitused Maiele. Muideks minu klient siiamaani. On ka või tervita. Kusjuures Maie ütles mulle tookord sellised sõnad ka veel, et ma olingi tema juures praktikal ja kui kool Tallinnas läbi sai, ma ütlesingi talle, et ma kolin Soome. Ja siis ta ütles mulle niimoodi, et Siret, sa võid ükskõik millal tagasi tulla, helista mulle lihtsalt. Ja need sõnad on mul kogu aeg meeles olnud, et mida Maie mulle ütles, et sa oled alati Salon Plussi oodatud. Noh, see selleks, aga siis oligi, jah, kus ma nüüd tahtsin jutuga tulla, oligi see, et see väikse koha teema ja siia nagu salongi tegemine. Jah, ma mõnes mõttes nägingi seda seisuvett, et kõik, noh, seda ei saa jälle nagu üldistada, et kõik, aga siuke valdav enamus oli selline nagu loorberitele puhkama jäämine või selline nagu oma mugavustsoonis olemine või selline. See, mida ma tegin hästi palju eelnevalt, oli see, et ma hästi palju üritasin vaadata teiste salongide näiteks Facebooki või Instagrami. Väga palju salonge, kellel ei olegi üldse näiteks, ei üldse rääkimata ka kodulehest. Nendel ei ole kodulehte, nendel ei ole Instagrami kontot, nendel ei ole Facebooki või siis kui oli, siis eelmine postitus oli tehtud aasta tagasi või pool aastat tagasi. Ja see oli see koht, mida ma ise nagu nägin ka, et teil on tasuta reklaami võimalus kätte toodud ja te ei kasuta seda ära. Et miks? Miks teil on viimane postistus aastast 2019, kuigi me elasime tol hetkel aastat 2020? Et see oli nagu esimene asi, mida ma kohe märkasin, et seal saab teha teisiti. Ja kui sa tahad olla nagu, kui sa tahad ennast inimestele näidata ja kui sa tahad seda asja nagu käima lükata, sa pead olema kogu aeg laivis. Postita ükskõik kui palju, aga postita. Et see, et sa jääd lihtsalt, sa võtad vahest mõne pildi juustest kord kuus ja paned üles, see ei meelita mitte kedagi. Seda nagu sisupära ära postita seda. See nagu see ei ole selline asi, mille peal sa nagu endal seda brändi üles ehitama hakkad, et sa pead ikkagi kogu aeg olema nähtav. Et see oli nagu mul nagu see number 1 kohe kindlasti, et sotsiaalmeedia, see on sul tasuta käes, kasuta ära. Teine asi muidugi see teistsugune lähenemine, noh, olen ma ju isegi Saaremaal juuksuris käinud, mul ei ole kunagi Saaremaal juuksuris kohvi pakutud. Ma ei ole kunagi massaažitoolis saanud olla. Ütleme ka niimoodi, et need salongid on olnud üpris pisikesed, et siuksed väikesed, samas nagu hupased, see ei ole võib-olla nagu otseselt miinus, aga mingi siuke tuntav käekiri oli nagu kõikidel nendel salongidel. Et siis mul tuligi nagu see mõte, et ma tahan teha midagi suuremat, ma tahan teha midagi avarat, ma tahan teha midagi teistmoodi. Eristuda. Ja siis ma hakkasingi mõtlema nagu selle pealegi, et mida näiteks Soomes tehakse teistmoodi. Et tuua seda lähenemist ka siia, et mida nagu siin võib-olla veel ei ole. Ja siis oligi, et kindlasti olid need massaažitoolid, et kliendil oleks mugav seal olla ja see on jälle siuke uus nagu lähenemine sellele asjale.
ja kindlasti, et me pakume siin ka aeg-ajalt šampust klientidele ja meil on hea kohvivalik. Ehk siis iluteenusele midagi pisikest nüanssi veel juurde nagu anda, et see klient tunneks ennast tõesti, et ta on sinna oodatud ja ta saab kogu selle raha eest terviku. Et aga meil on loomulikult nagu olnud neid kliente, kes on ka küsinud ja nagu öelnud niimoodi, et aga mujal maksab näiteks see töö 40 €, meil on võib-olla ütleme 55 € ja siis ma olengi nagu põhjendanud, et aga kas sa mujal saad, kas sul pakutakse kohvi, kas sul on massaažitooli, kas sul on värskemad lehed, et siin on nagu palju asju, kas su juuksur on ennast nii palju koolitanud, et kas tal on diplomeid ette näidata, kas tal on karikaid ette näidata näiteks võistlustelt. Et vaat siin tulevadki mängu ka need, et kui palju juuksur muidugi ju ennast koolitab ja ennast hindab, et me võime ju selle juuksurikooli ära käia, aga kui me pärast seda jäämegi sinna punkti, et see kool on käidud ja nüüd ma teengi ainult seda, mis mul on kunagi õpetatud, siis ma arvan, et selle eest sa ei saagi seda 55 € küsida, et siis sa jääbki sinna 40 € peale. Siis kipubki ära kaduma see teravus, et sul ei ole veel piisavalt seda teravust, et seda kohvi serveerida, teed pakkuda ja tegelikult sa vastad nii palju küsimustele, mis minu peas on juba tekkinud enne kui ma küsin. See on väga hea, sest et ma näengi, et tegelikult väiksemates maakohtades, olgu see Kuressaare, Võru või ma ei tea, Valga, et seal tegelikult me peamegi kliente harima, et millest see teenuse hind moodustub. Ja sotsiaalmeedia on ju selleks suurepärane kanal, kus me siis saamegi lisaks sellele, et näidata, mis teenuseid, mis tooteid on võimalik salongis soetada, et tuleb kaasa ka siis see emotsioon, et mis on kõik need lisaväärtused, kui mõnus on see keskkond, kui mõnus on see õhkkond. Ja siia juurde ma just tahangi öelda seda ka, et ise ka nagu selles suhtes palju võistlustel käinud ja ikka klientidega räägid võistlustest ka ja ütleme niimoodi, et paljud tegelikult ei teagi, mida see endast ette kujutab. Nad ei oskagi arvata, et enne võistlusi mul on 7 nädala lõppu näiteks kinni puugitud ainult modellide jaoks. Ma ainult harjutan 5 tundi päevas. Siis kui on võistlused maksavad, modellide riietused maksavad, kui me tuleme näiteks Eesti võistlema või lähme siit sinna võistlema, seal on majutused, laevapiletid, need tuleb kõik kinni maksta. Et tegelikult see raha, mis kogu selle nii-öelda show alla läheb, on tegelikult ju sadu ja sadu, kui mitte tuhandeid eurosid. Aga kusagilt peab see rahaga tagasi tulema ja kui ma ikkagi tulen sealt selle pokaaliga koju 1., 2. või 3. koht, siis see näitab, et ma teen ju õiget asja. Ja kliendile tegelikult see on pärast hästi huvitav, et näe, minu juuksur käis ja võitis, aga see on ju kliendile positiivne emotsioon. See näitab, et ta juuksur tahab ennast arendada, ta paneb ennast proovile, aga samas ma kulutan ju ka selle peale raha. See kõik on ju mulle väljaminek ja need minu oskused ja samamoodi koolitustega, mis maksavad, et need ju kõik maksavad, aga kuskilt peab see raha teise ringiga tagasi tulema. Klientide ootused on ju tänapäeval nii kõrged, me tahame balayaaži, me tahame airtouchi, aga kliendil ei aimugi, et see airtouchi koolitus võib-olla 500 € maksab. Et siin tekibki see koht, et kui te tahate ja ootate, et teie juuksur oleks tipptasemel, siis tegelikult peab juba klient olema valmis selle teenusest maksma, sest et need asjad ei tule ju tasuta juuksurile ka mitte. Et see ongi nagu see koht, et ma olen vahest mõne kliendiga seda hinnapoliitikat pidanud nagu positiivses mõttes natuke lahti harutama, sest tavainimene vaatabki ainult hinnakirja, näe, värv on 60 €, aga miks see on just, et millest see hind nagu koosneb. Aga samas on jälle inimene, kes tuleb, ütleb, aga 60 €, et nii odav. Et ma räägin, et alati, et ega me ei näe kunagi kliendi rahakoti sisse ja tema nagu majanduslikku olukorda ja ma ütlen alati, et meie salongi hinnakiri on see. Tere tulemast, et kui see on sulle sobiv, et ega siin muud ei ole. See on sul väga hea tähelepanek, et minu arust on ka see juba Maie Lõhmusega kaasas käinud, kui me Maie uuesti pilti toome, et ei tasu kunagi kliendi välimuse põhjal arvata, mis ta rahakotis on, sest me mitte kunagi ei tea. See ongi tegelikult, mulle jäänudki sealt Salon Plussi ajast ja see ongi, nagu sa ütlesidki, Maie Lõhmus, et Maie Lõhmus oligi see, kes mulle selle kunagi tookord hästi ära sisestas, et väärtust oma tööd. Me teeme käsitööd ja käsitöö ei ole mitte kunagi odav.
liini pealt villased sokid, mis tulevad Hiinast, võivad olla odavad, aga need juuksed, mida me teeme 2-3 tundi oma kätega, see on ju käsitöö. Ja täpselt sellist käsitööd ei saa mitte kellegi juures, kui selle konkreetse juuksuri juures, kes on endasse aega ja raha panustanud. Täpselt, et nii ta ongi, et ongi see, et enese väärtustamine, enese koolitamine ja koos sellega ongi see sinu enda. Tegelikult me ju iga juuksur oleme nagu omaette väike bränd. Meil on ka siin 10 juuksurit tööl, aga tegelikult nad on kõik oma brändid. Meil on kõigil oma käekiri. Minu bränd, kui ma endast ütlen, minu võib-olla selline nagu, mille alla ma ennast nagu võib-olla rohkem nagu pistaksin, on ütleme kõik sellised šokivärvid, suured total makeoverid, et selline šokivärvide maailm on see minu siuke nii-öelda firmamärk, jah, aga samas meil on tüdrukud salongis, kes ei tee üldse näiteks šokivärve, aga nendel on mingi muu nii-öelda tugevus või selline oma selline nagu eelistus. Kas sa oled tähele pannud, et tegelikult siis need kliendid kujunevad ka vastavalt? Kujunevadki, täpselt nii ongi. Ma siin ikka naerangi, et minu tooli istub klient, kes ütleb, et tee mis tahad, vabad käed, ükskõik mida. Ja kui ma hakkan küsima ükskõik mis küsimust, ei, ära küsi, tee. Et neid kliente on palju ja see näitabki ka seda, et kliendil on sinuga, no muidugi nad on enamasti ka kõik püsikliendid, aga ongi tekkinud see kliendi ja juuksuri vaheline nii tugev side ja selline usaldus, et ta ei peagi sulle mitte midagi ette nagu ütlema või ta teab, et ükskõik mida sa teed, see on ilus ja ta on rahul sellega. Et see ongi tegelikult hästi huvitav, et nagu ma ütlesingi, et me oleme kõik oma nagu nii-öelda pisikesed brändid, et mina olen selline, kolleeg on teistmoodi, temal on see pool ja kolmandal kliendil või juuksuril on hoopis teine pool, et aga jah, nii ta on. Sa tõid nii hästi välja, et teil ongi väga erineva käekirjaga juuksurid. Kas sa oled täheldanud, et salongis käib teinekord ka nii, et mõni juuksuritest ütlebki, et tead, mina ei tunne ennast sellest kõige kindlamalt, aga tead, kolleeg Janne või Siret oskab seda imeliselt, et ma hea meelega suunan sind tema juurde. Ja, on küll ja kindlasti on ka hästi palju seda, kuna meil kõigil on ka suhteliselt kalendertööd täis, siis ongi see, et kui mõni klient tuleb ja ta tahab kiiresti aega saada, siis võib-olla just kolleegil võib-olla olekski siin mõne päeva pärast olekski aega, võib-olla mul endal ei ole, siis mina hea meelega suunan ka kolleegi tooli, et ma ei nagu omasta seda klienti, et ta ei ole ainult minu oma ja kui see klient on nõus minema selle teise juuksuri tooli, siis minu meelest see on ainult positiivne. Et ma isegi vahest oma klientidele ütlen, et mine kolleegi juurde, mine vaata, kuidas tema teeb, proovi ära, et need kliendid, kes minu juures käivad ja mulle neid aegu küsivad, nad ei ole minu enda omad. Et me ei saa mitte kedagi omastada. Meil on mingi kõik vabad inimesed. Täpselt, just. Et ei ole sellist ja meie salongis ei ole seda, et on minu klient, sinu klient ja tema klient ja mina oma tööd sinule ei pane ja sükest kadedust, ütleme niimoodi. Et ikkagi nagu meil on nagu lihtsalt olulisem see, et see klient on lihtsalt meie salongis. Ükskõik kelle juures, aga et on meie majas. Aga ma arvan, et see ongi väga oluline just selleks, et see üldine salongi õhkkond oleks mõnus ja vahetu. Täpselt. Ja ma ütlengi, et nagu ta on, et teinekord on võib-olla vastupidi jälle sinu klient tema toolis. Et see ei ole ju kelleltki mitte midagi ära. Kuidas sa need lahedad naised endale salongi tööle said? Ma ütlen sulle ausalt. Ainukesena ma olen meie salongi tööle kutsunud Janne, kõik teised on ise tulnud. Me oleme mitte ühtegi nii-öelda, me oleme muidugi kuulutusi pannud, aga Janne on ainukene juuksur ja Janne on esimene juuksur, kelle ma salongi tööle kutsusin, et oli sellega kohe nõus. Teised on kõik ise tulnud. Ehk siis ikkagi hea sõna hakkas levima, tekkis nii-öelda nagu iseeneselik turundus. Täpselt, jah. Ja ma arvan, et siin oligi võib-olla nendel kolleegidel ka seesama just, kui me läheme tagasi sinna nii-öelda seda mugavustsooni või nagu sellisesse nagu nad nägidki seda, et me teeme asja teistmoodi ja siis tekib võib-olla see, et äkki ma olen ka siia liiga kauaks jäänud ja et äkki nad teevad niimoodi ja kui äge ja et nad nagu tuli võib-olla see märkamine, et ma võiks ka võib-olla sinna tiimi minna või seda asja niimoodi teha ja sellega on meil tulnud ja meil on hästi selline, kuidas ma ütlen,
no ühtehoidev tiim, aga meil on ka selline tiim, kes on hästi huvitatud sellest edasiminekust, sellest enesearendamisest, koolitamistest, et ei jääda jälle sinna, et meie salongist ei tuleks seda seisuvett jälle. Sama see asi, et kogu aeg peab nagu edasi minema, kogu aeg peab olema laivis, kogu aeg peab ennast nähtav, täpselt. Et siin on nagu hästi tuntav see, et me kõik nagu ajame sama asja. Et see on nagu hästi oluline, et siis on nagu kogu see salongi sümbioos toimibki. Ja ma vahemärkusena ütlen ära, et siin Kuressaare tänavatel käib selline suvine toru tegemine, et kui vaatajad, kuulajad panevad tähele mingit huvitavat soundtracki, siis see on Kuressaare tänavatel toimunud. Aga selle kollektiivi kirjeldusega seoses mul tekkis veel see mõte, et heas mõttes ikkagi tekib ka sellisel suuremal kollektiivil selline positiivne konkurents, et kui sa näed, et teised muudkui käivad, täiendavad ennast, et siis nagu tundub ka natuke veider jääda üksinda siis kuidagi kõrvale ja sinna mugavustsooni. Ja eks ta ongi ja ma siin olengi tüdrukutele ka naljatades öelnud, et pole siin midagi, järgmine aasta lähme kogu tiimiga võistlema, et ma üritan nendel seda võistluspisikut ka sisse süstida. Katrin meil siin on ka juba võistlustel osalenud ja edukaltki ja nii edasi, aga seda nooremat kaadrit, kes meil on siia tulnud, et ma ütlen ka nendele, et käige see üks kord ära, siis te näete, mis see on. Et kui see tuli sinust süttib, siis ta süttib ja kui ei sütti, siis see ei ole sinu teema. Et aga ära tasub alati proovida. Aga jah, et ka kõige muuga just, et sükke peab olema sükke jah, nii-öelda vankrivedaja roll natukene, et siis ka nagu tulevad teised kaasa selle asjale. Ja ilmselt see ongi üks sinu suurim edusaladus olnud, et sa oled ise piisavalt palju inspiratsiooni pakkunud oma võistlemistega ja samas ka koolitajatööna. Võib-olla me liigumegi sinna suunas nüüd teemaga, et mis brändidega sa hetkel koostööd teed, miks just nendega ja milliseid koolitusi saab sind täna tegema kutsuda. Pean veel ära mainima, et sa tõid vestluse alguses välja, et tegelikult lapsed on veel üsna pisikesed, et ma ei jõua ära nii imestada, kuidas üks naine kõike jõuab. Tead sa, ma ise ka vahest seda imestan, aga kes teeb see jõuab? Täpselt, ma ütlesingi, et see on see Kange Saare naine. Aga jah, koolitajana ma teen ka tööd ja Pura kosmeetikaga ma olen Soomes alustanud koostööd nüüdseks äkki 6 aastat tagasi. Ja siis Eesti-poolne Pura koostöö algas nüüd selle aasta algusest, see on nüüd hästi selline värske värk ja see käima lükkamine siin võtab oma aja. Aga jah, seda Pura sarja mulle tookord pakuti. Mulle pakkus seda üks hea tuttav Eestist, kes on üldse ise kosmeetika alal. Ja ta lihtsalt helistas mulle, ütles, et Siret, et nüüd on niimoodi, et Soome tahetakse Pura brändi nagu pakkuda ja nad otsivad sükest aktiivset juuksurit, kes sellega viitsiks ja tahaks tegeleda ja mul oli muidugi jälle, et Arial Sarvist saatke nagu proovitooted ja vaatame, mis edasi saab. Ja siis, kui Itaaliast see pakk saabus ja me need tooted ära proovisime, ma olen ise väga tootekriitiline inimene, ma juba ütlengi, et kui tüdrukud ütlevad, et kui sirugida peaks, siis see peab. Et ma olen hästi tootekriitiline inimene. Sireti garantii. Jah, et siin on küll minu garantii. Ja siis ma need proovisin ära, siis proovis ära need minu tollased kolleegid ja me olime kõik seda meelt, et selle me võtame. Ja siis hakkaski see koostöö Puraga pihta Itaaliast ja nüüd ongi nendega koos, teeme koostööd, teeme koolitusi Soomes. Praegu on suvi, siin on natuke rahulikum, aga ja nüüd on täpselt samamoodi Eesti poole peal. Et meil on mõned koolitused olnud ja nüüd meil on ka pühapäeval veel teeme ka oma tiimiga koolituse. Käime kõik asjad veel läbi. Mis see koolituse sisu on, et kas praegu alustate pigem just sellise tootealase, et teaks, kuidas neid tooteid ja värve täpsemalt kasutada või on seal ka juba mingisuguseid eritehnikaid, mida saab Pura kosmeetika koolitustel omandada? Põhiline on praegu ikkagi toodete tutvustus ja värvide tutvustus. Et selles suhtes Pura on ka, ta on üks 10 aastat turul olnud ja ta on selles suhtes ikkagi meie juuksurite juuksemaailmas ikkagi nagu nii-öelda suht noor bränd, et ja kõik võtab muidugi aega, et seda siia ka juuksuritele tutvustada ja põhiline ongi praegu värvide teema, värvid,
see jah, nagu nii-öelda see salongi poolne nagu teema ja siis muidugi müügitooted kaasa klientidele, et noh, kõik tervikuna, aga jah, vaatame tasapisi, et kuidas see siit nagu kulmineeruma hakkab, et no see on väga oluline, sest et koolituse käigus tavaliselt juuksurid saavadki ju ise juba kogeda, tunda, nuusutada, et see on parim viis ennast uute brändidega kurssi viia ja leida just ise endale sobiv bränd. Sest et selle üle me võime ilmselt surmani vaielda, et mis on maailma parim hooldusbränd. Sellist ei ole olemas ja ma ütlen ka, et mul on ju samamoodi, et loomulikult ma kasutan ka teiste brändide tooteid ja mul on igast või noh, ütleme niimoodi, et brändidest on teatud tooted kuskilt brändidest. Ma ütlen, et sellist täiuslikku sarja ei ole olemas, et ma ei tea, kas sellise peaks äkki ise looma või et siis saaks just sellise nagu tahaks, aga jah, et kindlasti Pural on ka, noh muidugi ta uueneb ja tuleb uusi tooteid juurde, ta käis nüüdki uuenduskuuri just läbi, et tuli uusi tooteid ja nii-öelda välimus muutus ja nii edasi, et jah, see on küll selline hästi südamelähedane, et seda ma ei ole nõus jätma. See on sari, millega ma tahan ise tööd teha ja ma tahan, ja ma soovin, et mu kliendid seda kasutaks. See on hästi vastu hingega. Jaa, ikka. Ja ma ütlen alati, et ma ei saa müüa asju, millesse ma ju ise ei usu. Et selles suhtes ja head asja on ju lihtne müüa. See on väga lihtne. Aga kui tuleb mõni klient, kellele nagu ta proovib, ta ütleb, et ei, mulle see väga hästi ei sobinud. Kas sa oled jõudnud sellele tasemele ka, et need mõned üksikud, kes siis annavad seda tagasidet, et mulle see isiklikult ei sobinud, et kuidas see on nagu selline psühholoogiline küsimus, et kas sa võtad seda isiklikult või siis sa saadki seal ka aru, et noh, et kõigil ei sobinud? Ütle jaa. Pura kohta mul ei ole sellist klienti veel tulnud. Päris ausalt. No aga oletame, ma ei küsinudki Pura kohta, vaid üleüldiselt, et võib-olla toetada nagu neid juuksureid, kes võib-olla, kelle see konsultatsiooni ja kaasamüügi praktiseerimine jääbki selle taha, et nad ei suuda vastu võtta seda nagu negatiivset kogemust või seda kliendi eid, kui ta ütleb, et ei, ma ei sobi midagi või kui ta aga midagi võtab ja siis ta tuleb teinekord tagasi, kuule, et tead, see mulle ei sobinud. Et mitte siis nagu uurida, et noh, kuidas ta kasutas ja mis võis olla see põhjus, et ei sobinud ja võib-olla ta tegi midagi kasutamisel valesti ja see asi on juba lahendatud. Aga paraku nagu olen siit ja sealt näinud, et tihtipeale jääbki see tagasiside küsimine ära, et kui tuleb mingi negatiivne tagasiside, siis juuksurid lähevad nagu plokki, et nad ei julge nagu kaevuda või uurida. Oota, räägi mulle nüüd täpsemalt. Sul oli nüüd see šampoon, see palsa. Mismoodi sa täpselt kasutasid, et minna nagu niimoodi step by step? Jaa, eks ikka loomulikult tulebki siis üle küsida, et nagu klient suudaks ära kirjeldada, mis tal selle asja juures nagu ei sobinud. See võib olla ka näiteks, et talle ei meeldi selle lõhn. See võib olla niigi väike asi, aga talle meeldis see tunne, kuidas ta tegelikult juuksed ära pesi. Aga talle ei meeldi selle. Või loomulikult, nagu ma ütlengi, et ega alati kõik ei saagi kõigile sobida, aga ma arvan ka, et see asi tuleb ikkagi juuri mööda nagu välja selgitada just, et miks talle siis see toode näiteks ei meeldinud või samas sarjas on ju ka, ütleme noh, tootevalik on ju lai nii Purasarjas kui ka kõikides muudes, et siis leida nagu asendustoode, et ega siin muud ei ole. Selle tagasiside põhjal sa saadki tegelikult teada, et okei, et mis seal või siis olla sellist. Sest et eks ta on ju nüüd, ma ütlengi, et ega jah, et kõik ei saagi kõigile sobida ja selles suhtes ma arvan, et mingisuguse ringiga me jõuame sinna siis temale sobilikele toodetele, et eks ta siuke katsetamine alati on. Nii et soovitame kõikidel juuksuritel küsida tagasisidet alati ka siis, kui ei olda 100% kõigega rahul. Sest et see ei ole mitte ainult meie jaoks oluline, vaid see on ju selle jaoks oluline, et me saaksime lõpuks leida kliendile sobiva lahenduse. Ikka. Et jah, siin on jah, alati ikkagi ju tegelikult juuksur see, kes ju näeb selle kliendi juukseid, seda enam kui ta on püsiklient, sa tunned neid juukseid läbi ja lõhki. Et ma arvan ka tegelikult, et selle koha peal võib-olla ongi niimoodi, et sa võid nagu, kui sa müüdki selle toote nii-öelda oma püsikliendile, keda sa tunned läbi ja lõhki, ma arvan, et sa ei pane seal väga puusse selle tootevalikuga. Et see aps võib võib-olla juhtuda, see, kes on lihtsalt uksest sisse hüppab, et kuule, mul on vaja šampooni ja sa ei teada juukseid, sa võib-olla katsud neid ja mõtled, et näe, see võiks olla, siis võib-olla võib tekkida siuke.
kerge vastuolu, aga ma arvan, et võib-olla oma püsiklientidega väga ei julegi seda apsu. No, sest me tunneme seda hingeelu. Täpselt, ongi, me tunneme seda juust ja me ju tegelikult ka teame varasemat ajalugu ja siis on hea teha mingisugused paralleele. Sellest sarjast sulle sobisid need tooted, et minu arust selles sarjas on sarnased see ja see. Ja, ongi. Et selle koha pealt ma arvan küll, et täpselt nii see ongi. Aitäh! Nüüd enne kui me päris joone alla tõmbame, kuidas sul tunne on, kui lapsed on natuke suuremad, kas sa juuksuri tööaega suurendad, kuigi mulle tundub, et sinust nagu päris seda täistööaega juuksurit ei saa, sest et silmad paneb särama ikkagi võistlemine, salongi juhtimine, kõik põnev, mis teele satub. Ma olen selle asja enda jaoks mõelnud nii, et ma olen nüüd kuidas ma ütlen? No, ma olen nüüd 24 aastat Soomes elanud, aga ma olin seal ka tegelikult juba koolipraktika ajal, kui ma õppisin juuksuriks. Et laias laastus ma olen ma olengi tegelikult juuksuri tööd teinud, ütleme see 25 aastat koos siis praktikaga. Ja need esimesed aastad, kuskil sellised 10-15 aastat, ma võin valetamata öelda, et ma tegin 6 päeva nädalas tööd ja pikki päevi. Aga vaata, kui töö on selline, mis meeldib, siis töötunde ei loeta. See on nagu harrastus, sa teed seda, sa naudid sellest. Ja ma olen juba kõigile öelnudki niimoodi, et ma olen oma 25 tööaastaga teinud ilmselt 35 aasta tööd. Et sul on juba ette tehtud? Mul on juba ette tehtud, täpselt. Mul on need töötunnid ette tehtud. Ja kuna nüüd on need väiksed lapsed, siis ütleme niimoodi, et 40 lapsi saada, mul on küll vanem poiss 18, aga need viimased sellised pesamunad, tead see ka see nende kõrvalt ei ratsi ju. Nagu 6 päeva nädalas tööd teha ja see võib-olla ei ole ka väga kergelt nagu võimalikki, aga ütleme niimoodi, et ideaal on 2-3 päeva nädalas. See on see, mida ma olen enda jaoks mõelnud, et see võiks nagu olla ja see ilmselt hakkabki olema. See on siis juuksuritöö, see on juuksuritöö, aga täna, kus sa veedadki väga palju aega oma armsate lastega koos, kuidas sa siis selle päevakava üles ehitad, et kas sa jooksvalt tegeled nende organisatoorsete teemadega või sa oled ikkagi kuidagi selline väga süsteemne, et sa oled endale jätnud mingid ajaaugud, kus sa siis arvuti taga teed? Tead sa, ma arvan, et siin on ka niimoodi, et kuna tänapäeval on ju kõik telefonis, nii meilid kui kõik suhtlemine, et sul on see kaasaskantav kontor kogu aeg, eks ole, siis tegelikult see kõik on väga lihtne, et teinekord sa võid poe järjekorras oodates ka juba ühele meilile ära vastata, eks ole, et ma arvan, et see asi ei ole nii keeruline, nagu ta võib-olla tundub ja nagu kõrvaltvaatel, et väiksed lapsed ja mis oli kõige tipp oli, et kui me seda kekisalongi tookord tegime, me ehitasime samal ajal ka maja, nii et mul on siin sõbrannadki ütlenud, et sa oled hull naine, sul on 2 last, sa ehitad maja, sa teed salongi, et kuidas sa jõuad, et kuhu sul need 24 tundi lähevad? Selle remondi ja ehitusega koos tihtipeale kaastab. Ongi, aga ma ütlengi, et tegelikult see ei ole nagu nii hull, et kui sa lihtsalt seda tegema hakkad ja sa selle asja sees nagu oled, siis ta läheb nagu kuidagi nagu sujuvalt. Et loomulikult on tüdrukud ütlevad, et kohvi on otsas, kätepaberid on otsas, Siret saada meil tellib, siis on kohe telefon kätte, tellime. Või teinekord nad tellivad ise ära, et eks loomulikult on ka palju asju, mida sa saad nagu organiseerida ja delegeerida nagu teistele, et näiteks Janne, meil on siin salongi nii-öelda, mitte juhatajaga, vastav, et tema on siis näiteks see, kes minu äraolekul vägesid kamandab nii-öelda, kui on vaja. Kiirelt võtab mingisuguseid otsuseid vastu. Just, ongi. Et eks neid ikka nagu tuleb, aga 3 aastat on nüüd niimoodi läinud ja tegelikult ei ütleks, et nagu keeruline oleks. Et lastega kodus olles samamoodi, et eks seda aega ikka lõunaune ajad ja siis saab enne ju ka tööd teha. Ja samas ongi mõnus vaheldus ühele ja teisele rollile, et need täiendavad ükski. Ja ma olen seda meelega ütelnud, et kui ma ikka vahepeal tööle ei saa, et siis ma olen üks kange ja Kurisaare naine kodus, aga kui ma vahepeal tööle ka saan, siis ma olen Pehmesaare naine kodus. Happy wife, happy life. No täpselt nii ongi, et ega ma ei kujutaks ette, ütleme sullegi, et sulle ütleks, et kuule, sina järgmised 3 aastat tööd ei tee, mis sa teeksid?
Vist ei oskaks niimoodi olla, jah. jah? Täpselt ongi, et sama mul ma ütlesin mehele, et kui me lapsed teeme, siis arvesta sellega, et mina koju ei jää. Ja sellega ta oli nõus, ta on ka ettevõtja, ta saab aru sellest. Eks see ettevõtja elu ongi selline. See ongi aga sellest, et sa jagasid oma seda meilidele vastamist ja sa võid mind kohe parandada, aga ma teingi järelduse, et sa pigem teed nagu jooksvalt kohe need asjad ära. Jah, ma teen kohe. Sa ei lasegi asjadel kuhjuda. Ei. Ma ise tegelikult vihkangi seda, et neid asju hakkaks nagu kuhjuma, et pigem nagu, mis on tehtud ja kriips all. Et kui on ikka vaja teha, siis eks meil on jooksvalt siin salongis ka kogu aeg, et üks juuksur ütleb, et kuule, seda on vaja või teist on vaja. Ma teen ta kohe ära. Ma ei lasegi seda, et homme või ülehomme või ma vaatan siis, et kui see on selline asi, mida ma saan kohe teha. Loomulikult, kui see on mingi suurem asi, mis vajab, ütleme, ehitusmeest või planeerimist, siis on muidugi teine asi. Aga jah, et käigu pealt igapäevased toimetused ikka kohe. Sellest, et ma mõtlen, mis on tehtud, see on tehtud. Ja seda ma tahtsingi sellepärast täpsustada, et ma usun, et nii mõnigi juuksur teinekord tunneb, et no ma ei jõua, et päev on tööd täis, aga samas on need organisatoorsed küsimused ka, et siis julgustada, et poejärjekorrad. Poejärjekord on nagu Siret ütles. Teine asi, kui sul on värviklient, siis on ju seal ka siuke väike istumisaeg ja tee see asi siis näiteks ära või jah, mõtlen, et neid hetki ikka nüüd tegelikult tuleb, et väga lihtne on ju öelda, ma ei jõua, ma ei saa, mul on kiire. Aga me ise tekitame need olukorrad endale, me ise loome selle kiire, me ise teeme enda päevad selliseks, mina teen oma päevad selliseks, et ma saan need asjad tehtud. Et jah. Ja tegelikult meil meeldibki kõiki neid asju teha või aega. Ja neid on vaja teha. Jah, neid on vaja teha, jah. Kuidas sa oma hapusid laed, kui nüüd jätta see täiendus töö ja koduelu vahel välja, kas on midagi, mis nagu Siretile kui naisele annab kohe poweri juurde, kui sa võtad kas või pooleks tunniks täiesti oma ja on sul mingi selline hobi või huvi, mis jääb nagu juuksurimaailmast välja ja annab sulle palju uut energiat? No jah, mis see siis olla võiks? No reisimine on kindlasti üks, nüüd siin on koroonad vahepeal olnud ja lapsed sündinud, et seda nüüd ka siin praegu ei ole väga jõudnud teha, aga väga huvitav, kui see ei olegi, siis hästi tihti ma taban ennast tegemast seda, et mul on vaba hetk, mul on kohvitass käes, mul on telefon käes ja ma vaatan juuksevideosid. Ehk siis sa kogud see on ikkagi täpselt seesama teema, ma vaatan, kuidas kolleegid üle maailma seal soenguid teevad või midagi. Ikkagi see juuksemaailm ümbritseb mind. Mul võib olla see pool tundi ja ma võiks lugeda kas või uudiseid, aga ma ei tee seda. Ma olen ikka seal juuksemaailmas nii otsapidi. Et tegelikult see on väga raske nagu sellest, mitte nagu raske, aga võib-olla ma ei tahagi sellest mullist nagu välja tulla. Et ma olengi selle juukse teema sees 24/7, mõni päev rohkem, mõni päev vähem. Aga tegelikult kõik see muu näiteks just see, et mul on see vaba hetk ja ma võiksin süüa, ma sööngi, mul on kahvel teises käes, telefon teises käes, ma võin vaadata just, kuidas seda soengut tehakse. Aga see on mulle ka nagu tegelikult ikkagi, see on mu enda see nii-öelda puhkehetk, aga samas ta on ikkagi ka mingil määral töö, aga ma naudin ju sellest. Ma ei tunne seda, et see on mulle kohustus. Et sa pead seda tegema. Et ma pean seda tegema, et ma ju vabatahtlikult teen selle telefoni lahti ja selle video sealt võtan, et keegi ei sunni mind ju selleks. Ja siis sellepärast ta ei tundugi nagu, et see oleks nagu töö või et see ei ole minu vaba aeg. Et seda piiri ongi tegelikult võib-olla väga raske nagu üldse vedadagi kuhugi, et mis on meie vaba aeg. Ma olen seda küll öelnud, et kui ma nagu ütleme puhkusele lähen, siis ma peangi tegelikult minema reisile konkreetselt ära siit, et ma ei saa siit salongi uksest sisse astuda. Saan 100% nõustuda, et olen ka aru saanud, et minu jaoks ongi õige puhkus on see, kui ma ikkagi sõidan Eestist ära. Just, et see on jah, et siis ma ütlen tõesti, et nüüd ma olen puhkusel, aga jah, et sellised ütleme nädalalõpud ja niimoodi jah, neid hetki ikka on, kus ma ikka ja jälle taban, et ikka juukse teema on ikka seal telefonis nina ees, et päris sellest nagu välja ei saa. Aga see ei ole üldse mulle nagu probleem. Ja ma ei arva ka, et see peaks tunduma kui probleem, et ega sellise inspiratsioonipahvaka pealt selliseid asju tehaksegi, et täna on Saaremaal üks suur ja äge salong Fab, mis eristub seni siin toimumast ja tore on näha, et tegelikult see inspireerib ka teisi salonge. Jah, ma olen märkanud küll, et natukene on sellist elu sisse puhutud teistele kolleegidele ka siin
ja ütleme ka niimoodi, et ütleme nii, et meid on märgatud jah, et see on hea ja ma arvan, et sellist raputust oli ka Saaremaale vaja siia ehk vaikselt uinuvasse ilumaailma mõnes mõttes, et ilumaailma ja mitte ainult, et tore on näha, et ka teistes teenindusvaldkondades. Saaremaa on väga hüppe teinud, et siia on ju noori ettevõtjaid tulnud mandrilt ju ripurada pidi tagasi kolinud ja see on ainult positiivne ja ütleme ka jah, iluvaldkonna poolest täpselt samamoodi, et see nišš oli siin nagu veel sellise salongi näol nagu tegemata ja mis oligi hästi huvitav oli, kui me siin ukse avasime ja siin meil esimesed kliendid tulid, siis oli ka esimene kommentaar, et nagu Tallinnas, et oi, et meil on tükike mandrit tulnud Saaremaale, et see oli ka kuidagi hästi sihuke huvitav, et see klientide tagasiside, et jah. Et kliendid saavad nüüdsest oma väiksed mini-väljasõidud ja puhkused ja Tallinna elamused Kuressaarest kätte. Suur aitäh sulle, Siret! Aitäh! Ma loodan, et me saame õige pea juba purakosmeetika kohta ka natuke rohkem infot, nii et mine sa tea, võib-olla me õige pea oleme juba Fabis tagasi. Tere tulemast! Ootame! Tänud! Jah, aitäh! Kohtumiseni!